Tervist, kaunist pühapäeva teile või mingit muud päeva, millal te seda videot vaatate. Minu nimi on Vahur Kobin. Ma olen Tallinna kogukondadest, uus kogudus Tallinnas pärit või teenin seal praegu. Olen tegemas seal noortetööd. Olen tegelikult tulnud sinna ristekogudusest Tartust ja minu algne selline emapaas või sünnikants on Rakvere ja Rakvere Karmeli kogudus. Nii et tõesti hea meel on siin teie ees seista, isegi distantsi pealt, aga ma usun ja olen kindel ikkagi, et Jumal suudab teid kõnetada ja me saame ikkagi seda osadust kogeda lihtsalt teistsugusel viisil. Oma igapäevatööd ma olen tegemas noorteühenduses Koma ja tegelikult ka Elvaga suheldes Elva baptisti kogudusega. Meil on olnud väga pikk koostöö, partnerlussuhe läbi mitmete aastate. Meil on olnud English camp'e, teie noored ja noored juhid on käinud meie üritustel, konverentsidel, treeningutel ja Elva on kindlasti väga-väga soojas kohas minu südames. Ma olen ise ka käinud väga palju Elvas, käinud Elva gümnaasiumi õpetajate toas, muidugi mitte pahanduse pärast, aga sellepärast õpetajad on kutsunud, kui me oleme reklaaminud näiteks English Campi koolides ja nii edasi. Et igatahes väga põnev, et meil on tegelikult nii pikk ajalugu, et igatahes on hästi eriline minu jaoks ja ma loodan ka teie jaoks. Ja et me näeme seda vilja veel täna ja homme ja ka järgnevatel päevadel ja aastatel ja usume, et see kõik on Jumala käes. Aga teiseks on ka tegelikult see, et 29. märts on seminari pühapäev ehk siis seminari õpilased, vilistlased, õppejõud on teenimas erinevates Eestimaa kogudustes, rääkimas seminarist, aga ka natukene iseendast ja ütlustamas. Ja tegelikult ma loodan, et olete näinud seda videot, seminari promo videot ja kui Jumal lõpetab, siis kui Jumal laseb mul lõpetada, siis see on tulemas sellel juunikuus, nii et ma olen viimase aasta üliõpilane. Võib-olla mõned asjad, mis ma olen ise õppinud seminaris õppides on see, et see on andnud väga palju uusi suhteid juurde. Ma olen õppinud tundma teisi inimesi teistest piirkondadest ja samal ajal see on ka kuidagi kinnitanud minu enda usku. Ja üks asi, mida seminaris väga palju öeldakse või rektor Ennike Pillile meeldib ka öelda, on see, et ettevalmistus kuulub alati Jumala plaanidesse. Ja ma usun, et need 4 aastat, mis ma olen saanud seal olla, on mind ette valmistamas ka millegiks enamaks. 29. märts on ka seminari pühapäev ehk siis kõrgem usuteadusliku seminari pühapäev ja sellel puhul on paljud vilistlased, õppejõud ja õpilased külastamas erinevaid kogudusi, kas siis tunnistamas, jutlustamas ja rääkimas ka seminarist. Ja kui Jumal lubab, siis ma olen ka lõpetamas sellel kevadel ja ma julgustan sind ka mõtlema sellele, et kas tulla seminari õppima või mitte. 2 asja, mis minul on see kindlasti alati juurde andnud, on see, et esiteks on andnud juurde väga palju uusi suhteid. Ja teiseks, meie rektor Ennike Pilli armastab seda ka palju öelda, on see, et ettevalmistus kuulub alati Jumala plaanidesse. Nii et kui sina oled vaimulik töötegija või soovid selleks kasvada või kui sinu päevatöö või sinu kutsumus on täitsa kusagil mujal, siis ikkagi ma julgustan sind tulema õppima. Ja see annab sulle väga palju juurde, see valmistab sind ette muuks vaimulikuks eluks ja ka tegelikult ka tavaliseks eluks, kui sa töötad või õpid sekulaarses keskkonnas, et igatahes soovitan julgelt. Ja nüüd oleks vaja natukene adresseerida seda elevanti toas, et ka mina teen seda distantsilt teiega, aga praegu Eestis olgem ausad, meil on keerulised ajad, üle kogu maailma on keerulised ajad. Mina pole oma elus näinud sellist perioodi, kus inimesed kaklevad tatra pärast või vetsupaberi pärast, et see on täiesti midagi uut. On palju ebakindlust tuleviku osas. Kusjuures ma olen suur spordisõber, mul meeldib vaadata palju sporti ja ma olen avastanud, et ka mina olen vähem uudiseid lugemas, spordiuudiseid lugemas, sest lihtsalt ei ole mida vaadata, midagi ei toimu, maailm on otse kui seiskunud. Aga samal ajal on ka seda infot meie ümber, mis tuleb, on nii palju ja väga lihtne on vajuda selle ärevuse või selle koorma alla, mida me võime kogeda. Me peame oma plaani ümber tegema, võib-olla me peame juba oma säästude kallale minema, kui meil neid on. Meil on vaja organiseerida ümber oma koduelu, oma tööelu, oma koolielu. Võib-olla me oleme juba jäämas tööst ilma või oleme jäänud. Palju asju on toimumas meie ümber, mis on väljaspool meie kontrolli. Ka mina plaanisin tegelikult tulla Elvasse, aga seoses koroonaviiruse levikuga kõige targem otsus on jääda koju ja ma julgustan teid tegema seda sama, olema osa Jumala teenistustest lihtsalt teisi kanaleid pidi.
ja meil võib tekkida küsimus, et miks selline asi on juhtunud, me ei tea, mis saab tulevikust, kõik on kuidagi rabe ja kahtlane. Aga tegelikult eestlased ja meie Eestit on tabanud sarnaseid saatusi ka varem. Näiteks üks baptisti pastor, Evald Mänd, kui ta oli Tallinna Kalju koguduses baptisti pastor, kirjaniku nimega Ain Kalmus, tema tegelikult kirjeldab ka muutusi, mis toimus mingis mõttes paari päeva või üleööga tema elus ja ümbruskonnas. Aga see oli muidugi palju kurvem, see oli siis, kui Nõukogude võim okupeeris Eesti ja nemad hakkasid kuritarvitama seda oma võimu Eestis. Aga mõned asjad, mis ta mainis sellest perioodist, oli midagi sellist, et sundvõõrandamise tulemusena jäi ta ilma oma säästudest, pastori kohast. Ta jäi ilma tööst õpetajana siis baptisti seminaris, ajakiri Teekäie pandi seisma, kommunistlik võim võttis siis liidu ja koguduse varad endale, säästud endale, pangakontod endale, kõik külmutati. Maailm muutus mingis mõttes üleöö. Paljud usklikud, ka tema, nad jäid paljust ilma, inimesi sunniti pakku, paljud maksid selle eest ka oma eludega. Väga palju kurbust oli toimumas samal ajal. Suhted välismaailmaga katkesid, post ei liikunud, uudised ei levinud, tekkis üksildus, oli väga suur hirm pere pärast, oli väga suur hirm koguduse pärast, oli väga palju teadmatust. Ja see küsimus võib-olla tekibki, et kus on Jumal selle kõige keskel, kuidas Jumal tahab, et me vastaksime, enda isiklikust elust, perekonnana koos, kogudusena koos. Palju asju on meie ümber toimumas, mis on väljaspoolt meie kontrolli ja me vajame Jumalat. Psalmide raamatus, psalm number 29, kuningas Taavet kirjeldab Jumalat äikesetormis. Et on toimumas mingine suur äikesetorm, salmid 1-9 kirjeldab sellest, kuidas taevased olendid peavad andma Jumalale au ja järsku midagi on toimumas. On üks suur torm tulemas, mis on kerkimas vete kohalt, mis murrab katki need Liibanoni tugevad seedrid, need tugevad puud, see laastab Põhja-Iisraeli, Liibanoni ja see levib kuni Siinai poolsaareni välja ehk siis Juuda kõrbeni. Kogu see piirkond oli laastatud selle suure tormi poolt ja Taavet kirjeldab seda tormi nii, et see purustab kõik, ükski maine takistus, geograafiline objekt ei jää sellest puutumata. Issanda hääl on võimas nii mägedes kui kõrbes. Issanda hääl kostab võimsasti, levib toredasti. Issanda hääl on üle kõige. Aga viimased 2 salmi on päris huvitavad ja ma loen need ette. Issand istus aujärjel veeuputuse tulles ja issand jääb kuningaks igavesti. Issand annab tugevuse oma rahvale, issand õnnistab oma rahvast rahuga. Mõningad mõtted ma olen siit, mis ma nüüd jagan, olen ma kuulnud Dave Pätilt, kes on siis minu juht ühenduses Noorteühendus Koma, aga salmis 10 on mainitud uputust. Tollaegse juudi jaoks tähendas see kõige laastavamat maailma tragöödiat. Nimelt see sama uputus, kus kogu maa oli veega kaetud, kus Noa ja tema perekond ainult pääses. Kui ühelt juudilt küsida, et mis on kõige hullem asi, mis võib juhtuda, siis ta oskas kindlasti öelda, et see oligi uputus. Uputus on väljaspool meie kontrolli. Uputus tuleb ootamatult, uputus ei vali ohvreid, see ei vali riike või rahvusi, see muudab kogu ümbruskond, uputus halvab kõik. Ja mingis mõttes see viirus on samamoodi nagu uputus, see on üle meie kontrolli, see halvab kõik, see peatab, see ei vali ohvreid, see läheb sinna, kuhu ta tahab. Ja Jumal valitseb nende sündmuste üle, mis on meie kontrolli alt väljas. Jumal on ka tegelikult selle olukorra issand ja tema viib oma plaani ellu. Salm 10 ütleb seda, et issand istus aujärjel veeuputuse tulles. Ehk siis issand on oma aujärjel ka siis, kui see viirus levib. See ei ole midagi uut Jumalale. Jumal on siin, tema istub oma aujärjel uputuse tulles. See sama salm räägib edasi, et issand jääb kuningaks igavesti. Jumal on igavene kuningas. Kui meie näeme seda ühte hetke, kui meie näeme mingid episoodi oma minevikus, siis Jumal näeb kõike, nii algusest kuni lõpuni. Tema ongi alfa ja omega. Jumal näeb eilset, tänast ja homset. See sündmus ei üllata Jumalat, see ei ole midagi uut. See pole Jumalal üllatus. Mida iganes Jumal teeb, ta on seda arvestanud, ta teab seda. Meie peame oma plaane muutma, aga Jumal mitte.
issand jääb kuningaks igavesti. Ja viimane salm on päris huvitav. Issand annab tugevuse oma rahvale, issand õnnistab oma rahvast rahuga. Miks peaks Jumal andma tugevust? Kuningal on plaan ja see viiakse ellu. Jumal teeb alati tööd. Suvel, ma ei tea, kuidas teiega on, aga mulle meeldib käia rannas. Aga ma tean seda, et kui sajab vihma ja kui on tuuline ja väljas on niisugune koerailm, mis on kahjuks enamus Eesti suvesi, siis randa väga ei ole asja. Meil meeldib käia rannas siis, kui on ilus ilm, siis kui päike paistab, siis kui liiv on kuiv ja soe ja meri on ka mõnus. Aga surfarid on natukene imelikumad loomad. Nemad jälgivad ka uudiseid ja ilmauudiseid, aga nemad jälgivad seda täiesti teistmoodi. Mida tormisem on ilm, mida rohkem tuult on, mida rohkem vihma on, seda parem ilm on see surfaritele. Miks? Siis nad saavadki häid laineid. Meie tahame päikselise ilmaga minna randa, surfarid ei taha. Surfarid tahavad minna halva ilmaga randa, tuulise ilmaga randa. Oleme nagu surfarid. See salm läheb veel edasi. Issand õnnistab oma rahvast rahuga. Üks levinud tervitus ka apostlite seas oli, et armu ja rahu teile. Rahu on tõesti oluline. See on see, mida me vajame. Kui meil ei ole rahu, on meil ärevus ja koormad. Jeesus on öelnud ka, et rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Ära lase ärevusel röövida seda rahu, mis on sinu sees. Võib-olla olete kuulnud, aga Jaapani ranniku ligidal oli üks laev, kruiisilaev, mis nakatus koroonaviirusesse ja laev jäi karantiini. Paljud inimesed nakatusid, jäid haigeks. Päris kaootiline. Ma ei tea, kas sina tahaksid olla ühe suure laeva peal, kus on mitu tuhat inimest ja laeval levib viirus ja sa ei saa sealt välja. Olukord oli väga tröstitu. Aga sellel oli üks kapten, sellel kruiisilaeval oli üks kapten ja sellel pildil, mis me praegu näeme, ta tuleb sellelt laevalt tagasi, tal on mask ees, nagu mitte midagi poleks juhtunud, nagu täitsa tavaline tööpäev. Tegelikult ta lahkus viimasena laevast, veendudes, et kõik haiged on viidud haiglasse edasi, veendudes, et iga viimne kui inimene, nende eest oli kantud head hoolt. Kui see laev viibis karantiinis, siis see kapten oli rahu tõeline kehastus. Kui oli näiteks valentinipäev, viis ta inimestele šokolaadi ja lilli, tsiteeris armastuse ülemlaulu, ta organiseeris haigete transportimist, ta suhtles terviseametitega, ta suhtles reisijatega igapäevaselt, ta organiseeris seda kaost. Tema peal seisti kindlalt, kui see surve temal kui juhil läks tugevamaks, tema jäi kindlaks. Kui oli kriis, tema oli tugev ja kindel, täis rahu. Inimesed vaatasid siis kapteni peale palju ja nad ei pidanud pettuma. Tema tõeline karakter tuli esile. Ja äkki see on ka periood sinu jaoks, kus sa võib-olla tunned seda survet või sinu peres on surve ja koorem. Kas inimesed vaatavad sinu peale, kas nad kogevad sealt rahu või mitte? Kas sa oled nagu see kapten, see itaallases kapten sellel kruiisilaeval? Ja isegi siis, kui me jääme paljudest asjadest ilma, säästudest ilma, tööst ilma, meil on midagi enamat. Ain Kalmus või Evald Mänd, kellest ma enne rääkisin, nemad jäid ka paljust ilma. Ja temal tekkis sarnaselt see küsimus, miks on see juhtunud? Nagu ka paljudel meil. Üks avastus, mis ta sai, oli see, et inimese tõeline olemus toimub teadlikkusest palju sügavamal. Inimene on vaimne olevus. Mitte üksnes leivast ja käibefraasidest ei ela inimene. Mu usku prooviti, kirjeldab ta seda perioodi. Tema usku ka prooviti. Tema teoloogilised printsiibid pidid saama nüüd lihaks ja vereks. See, mida ta uskus ja teistele õpetas, pidi saama tegelikkuseks tema elus. Mu usku prooviti. Pidi toimuma uus ja isiklik inkarnatsioon. Jumal pidi tõeliselt olema minu Jumal. Kuigi tol ajal inimesed olid ära lõigatud, siis meil pole nii hull. Meil liigub post, meil liigub meedia. Me saame suhelda, me saame helistada, me saame saata kirju, me saame teha videokõnesi, me saame vaadata videosid, me saame tarbida contenti, me saame lugeda artikleid. Meil on rohkem võimalusi. Me saame olla omavahel ühenduses rohkem kui kunagi varem. Isegi mitte füüsiliselt, aga vähemalt teistel viisidel. Me saame kogeda osadust ja suhteid võib-olla täiesti teistsugusel viisil kui varem. Tänu Jumalale, et meid ei kiusa võõrvõim,
et me võime koguneda, me võime praktiseerida oma usku ja me võime jagada inimestele sellest lootusest, mis on meie sees. Ja seega nüüd on ka praegu see aeg, kus sellest usust peab saama minu usk, sellest usust peab saama sinu usk, sellest usust peab saama meie usk. Ja äkki see annab meile üldse võimalused näha asju täiesti teistmoodi, nii nagu need surfarid näevad neid laineid. Äkki nüüd on just see aeg, kui meil on rohkem aega, et võtta pikemat aega palveks, paastumiseks, päev Jumalaga, minna metsa jalutama, hoida distantsi, eks ole, inimestest. Või võib-olla nüüd on just see aeg, kui muud kohustused on mujale kukkunud, et me saame tegeleda asjadega, mis on päriselt olulised. Näiteks pidada maha need rasked vestlused, kas paluda andestust kellegilt, helistada oma lähedastele, teha midagi, mida ei ole ammu jõudnud teha, aga samas, mis on hästi oluline. Veeta aega inimestega, kes on sulle olulised. Võib-olla on seda aeg minna üldse metsa jooksma, pole ammu jõudnud jooksma, nüüd saab seda teha. Või äkki on üldse mingi uus asi, mida sa saad katsetada. On see mingi uus viis, kuidas sa saad helistada oma mittekristlastes sõpradele, pakkuda neile seda lohutust ja tuge, mis on sinul, seda rahu ja seda tugevust, mida Issand on sulle andnud. Jesaja ütleb midagi sellist. Tuletage meelde endisi asju muistest ajast, sest mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole. Mina olen Jumal ja ükski ei ole minu sarnane, kes algusest alates kuulutab lõppu ja aegsasti ette, mida veel ei ole tehtud, kes ütleb, minu nõu läheb korda ja ma teen kõik, mis ma tahan, kes kutsub ida poolt röövlinnu, kaugelt maalt mehe, kes teostab mu nõu. Mida ma olen rääkinud, seda ma lasen ka sündida, nagu ma olen kavatsenud, nõnda ma teen. Jumal on selle kogu olukorra Issand ja ta tahab anda sulle rahu ja varustada sind sellele perioodile, kui kauaks me ei tea, aga tema teab. Kas pole äge? Ma palvetan. Kallis taevane Isa, aitäh sulle, et sina oled Issand. Kõik on sinu käes. Jumal, ava meie silmad nägemaks neid võimalusi, mida sina oled meile esitlemas. Ja anna meile tarkust, kas lohutada või julgustada neid, kes vajavad seda eriti. Aitäh sulle, Jeesus, et sina oled ehitamas oma kogudust igapäevaselt, ka nüüd siin uputuse keskel. Aitäh selle eest, et sina oled kuningas. Ma palun seda sinu nimel, Jeesus. Aamen. Aitäh teile, olge õnnistatud, kui Jumal lubab, siis näeme ka füüsiliselt armu ja rahu teiega.